See on üks väike harjutus minu InDesigni koolitusest. Nimelt kujutame ette, et meil on vaja valmistada ette suurem hulk visiitkaarte. Me teeme InDesignis valmis kujunduseks põhja, visiitkaart suurus, marginitega tekstiala, ilmselt võiks siin olla ka masterlehekülje pealt logo ja nii edasi, hetkel pole me sellega vaeva näinud. Ja paragrahvi stiilid, nimi, aadress ja amet. Ja nüüd selleks, et küljendajal oleks võimalikult vähe tööd, on meil Wordis valmistatud ette inimeste nimekiri. Sekretär, ütleme, firmas on selle valmis teinud ja kui siit vaadata siit paremalt poolt stiilinimesid, siis on näha, et kasutusel on täpselt samade nimedega stiilid. Ehk siis lihtsalt on tehtud sekretäri jaoks üks sükene põhjafail, mis iseenesest võib ka natukene näha välja juba rohkem päris visiitkaardi moodi, et oleks võimalik tunnetada mingisugust, ma ei tea, ameti pikkust või mingit aadressi pikkust. Ja nüüd, kui see fail tuua sisse InDesigni, siis niimoodi, ja nüüd kui shift klikkida siin tekstiala nurgas, siis on näha, et meil on lipatud valmis terve ports visiitkaarte, kõik ennasti InDesignis kirjeldatud oleva stiiliga ja siin on veel selline eripärad aadressi stiilil on tehtud vist esimene ots selle automaatse stiiliga boldiks, aga see hetkel ei puutu asjasse. Nüüd see sobib juhul, kui tekst visiitkaardil jookseb ühe voona ülevalt alla, aga kohati on meil ka selliseid kaarte tavaks teha, kus teksti jooks on keerulisem. Ehk siis nagu näiteks siin, kus on nimeblokk ja kaks aadressi ja telefoniblokki. Ja nagu näha, olen ma joonistanud masterlehele valmis juba tekstialad, need omavahel ära threadinud, ehk et siit on näha, et nad on ühendatud. Kes pole seda asja varem näinud, siis siit ekstrate all on olemas selline asi nagu show või hide text threads, mis näitab, kuidas nad kokku käivad. Ja nüüd siis lähme esimese lehekülje peale, omistame talle master A ja jällegi place ja nüüd on mul siis olemas teine nimekiri, ma näitan seda ka, ta iseenesest ei erine millestki muust välja arvatud see, et siin on siis tõesti natukene rohkem infot, kaasa arvatud aadress vasak ja aadress või telefoniblokk paremal. Ja nüüd siis InDesignis place'ime selle sisse. Jällegi shift klikiga ja kuna siin all on master lehekülje peal on need tekstifreimid, siis ta jooksutab selle läbi nende ja loob seejärel edasi ka vajaliku hulga lehekülgi. No ja nagu näha, siin on tekstiblokk on tekstikastis vertikaalis joondatud alla, nii et nad istuvad alati siin vastu visiitkaardi alumist serva ja iseenesest väga lihtne ja mugav viis lasta endal kliendil tekst ette valmistada ja see siia sisse tuua.